elas kord ühes mäekoopas kuri roheline lohe. Lohe lendas mööda kuningriiki ringi, sõi lambaid, ehmatas lapsi ning pistis aeg-ajalt nahka ka mõned külaelaniku. Kuninganna kutsus kõik oma rüütlid lossi suurde saali kokku. Kas keegi teist on nii julge, et sööndab lohega võitlema minna? Rüütlid vaikisid. Nad olid põdurad ja aravõitu ning neil polnud vähimatki soovi lohega võidelda. Kuninganna narr, kes istus trooni jalamil, naeris rüütlite üle. Nad on niisama vaprad kui kassipojad, teie majesteet. Narr oli kuninganna lemmik. Narrile meeldis naerda ja nalja visata, viibutada oma keppi ning raputada oma punakollase kirjut mütsi, mille küljes rippusid kellukesed. Siis valin ma ühe teie hulgast liisuga välja, ütles kuninganna. See, kellele liisk langeb, läheb lohega võitlema. Rüütlite nimed pandi hõbekarpi, üks nimi tõmmati välja. Ja kuninganna kuulutas valju häälel. Lohega läheb võitlema narr. Saalis oli äkki haudvaikus ning narr astus sammu ette. Ma pole ju rüütel, teie majesteet, sõnas narr. Juhtunud on eksitus. Sellegipoolest, ütles kuninganna rangelt. Juba homme asud sa teele. Esimesel rännakupäeval ööbis narr ühe suure kiviringi lähedal võõrastamajas. Ta lõbustas inimesi akrobaatilise trikkidega, küsimata vaatemängu eest tasu. Selle asemel palus ta võõrastamaja rahvast, et nood kiviringi valgeks võõpaksid. Inimesed olid hämmingus, ent tegid nagu palutud. Järgmisel päeval jõudis narr Kaljuse kuristiku servale, kus vedelesid tohutud kivimürakad. Rahvas tuli kilomeetrite kaugusel tema nalju kuulama, ent raha küsimise asemel palus narr kuulajaid, et nad veeretaksid ühe üüratu kaljurahnu kuristikku. Rahv läks kukkudes pooleks. Viimaks jõudis narr väikesesse külakesse Lohe kodumäe jalamil. Sealsed inimesed olid tõsised ja umbusklikud, et naersid ikka narri lugude ja songlööritrikkide peale. Ärge mulle raha andke, ütles narr. Kaevake hoopis üks suur ümmargune auk ning uuristage selle ühte serva 3 kolmnurkset sälku. Külaelanikud olid hämmeldunud, kuid soostusid tegema nii, nagu narr palus. Narr jättis nendega hüvasti ning kõmpis mööda kõledat mäenõlva üles, kuni jõudis Lohe koopani. Koopa sissepääsu juures haaras narri nii suur hirm, et ta ei oleks peaaegu julgenudki sisse minna. See ei saa olla hullem kui kuninganna ees esinemine, mõtles ta ning ehkki see polnudki kaugeltki tõsi, kogus ta nii mõeldes julgust koopasse astuda. Koopas kössitas Lohe oma haardehunniku otsas, urises, turtsus ning kraapis oma pikkade küünistega kalju sisse kriime. Järjekordne rüütel on tulnud mind välja kutsuma, müristas ta. Tule siia, ma söön su ära. Lohe äigas narri suunas ning tõstis ta küüniste vahel üles, nagu kassid tõstavad hiiri. Oota, vägev Lohe, piksatas narr. Pole ma mingi rüütel, olen vägeva Lohe saadik. Ta tahab sind võitlema kutsuda. Vägev Lohe, esimest korda kuulen, möörgas Lohe ega söönudki narri ära. Vägev Lohe tahab teada saada, kas sa oled sama tugev kui tema, rääkis narr. Seda muud kui siis, kui sa oled piisavalt vapper. Lohe möörgas nagu aurukatel ja tema ninasõõrmeist paiskusid võimsad tuleleegid. Vii mind otsemaid selle niinimetatud vägeva Lohe juurde, nõudis Lohe. Narr juhatas Lohe mäest alla, otse sinna, kuhu külaelanikud olid kaevanud suure augu. Auk oli nõnda suur, et Lohe oleks sinna peaaegu tervenisti sisse mahtunud. Ahaa, vaata, ütles narr. See siin on üks vägeva Lohe jalaelg. Ta on vist kaunis lähedal. Lohe näol peegeldus üllatus. Noh,
mind ei huvita, kui suur ta on. Ma teen talle niikuinii tuupi, arvas ta siiski. Seejärel viis narr lohe kuristikku ja näitas talle pooleks murdunud hiigelrahnu. Vaata, sõnas narr. Vägev lohe sööb niisuguseid rahnusid hommikueineks. Paistab, et ta hammustas selle pooleks ja sülitas välja, sest see oli liiga väike. Esimest korda nägi lohe natuke närviline välja. Tundub, nagu oleks vägev lohe tõesti üpris äge sell, mürises ta. Siis jõudis narr ja lohe kivisõõrini, mille kohaliku võõrastamaja rahvas oli valgeks võõbanud. Ahaa, ütles narr, samal ajal kui lohe ümber sõõri uitas ja tohutuid kive uuris. Need on vägeva lohe vanad hambad. Ta kasvatab igal aastal uued. Need siin on vist mitu aastat vanad, sest on tema uutest kihvadest ikka palju väiksemad. Ennäe, mulle tundub, et näengi vägevat lohet silmapiiril. See oli lohele liig, mis liig. Ta kiunatas kartlikult ning lendas kabuhirmus kaugele maale, kus lootis vägeva lohe eest igaveseks pakku pugeda. Narr kõhistas naerda ja rändas tagasi lohe elupaika. Ta võttis koopast varanduse ning viis selle lossi. Kõik rüütlid olid üllatunud ja kuninganna oli väga tänulik. Ainult ühest asjast ei saa ma aru, teie majesteet, ütles narr. Kes mu nime üldse hõbekarpi pistis? See pidi küll olema keegi, kes teadis, et sina oled kõige julgem ja targem mees kogu lossis, vastas kuninganna ning naeratas salamisi omaette. Narril oli nüüd suur varandus, kuid narriametit ta maha ei pannud. Temast sai ainukene narr kogu maal, kel oli kuldne sau ja puhtas kullast kellukestega hõbemüts.